Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on ajatud kollektiivsed sõnumid kõigile. Ehk siis tegemist on ajatu videoga selles suhtes, et millal see video sinuni jõuab. Järelikult siis tollel hetkel sul ongi vaja mõnda sõnumit siit kuulda ja kollektiivse lugemisega selles suhtes, et siit lugemisest tavaliselt tulevad sellised väga erinevad seinast seina sõnumid välja. Võta siit endaga kaasa see, mis sa tunned, et on sinu jaoks oluline. Ja see, mis sa tunned, et ei ole, lase see endast lahti, jäta see kellelegi teisele. Enne kui ma alustan, ma tahan sulle öelda ka kogu südamest aitäh. Ja kui sa oled külastanud ka tiiutarot.ee koduleht, oled ka seal videoid vaadanud, mida toob suvi 2025 juuni, juuli, august lugemine on ka siis seal juba üleval, et saad vaadata siis, mida suvekuud sulle toovad. Aitäh, kui sa oled seda juba teinud ja aitäh, kui sa oled ka Tiiu Tara kanalit hakanud siis jälgima Instagramis, Facebookis, YouTube'is leitav siis Tiiu Tarot nime alt. Rohkem pikka juttu ei ole, vuristasin kõik ette, lähme lugemise juurde. Esimene kaart on meil siis loomahingede kaardipakis, see on kaart number 4 ja see on mägra hing, mis räägib julgusest ja enesekindlusest, väga äge. Siis järgmine kaardipakk siit, ma tahtsin tegelikult võtta ühe kaardi, aga tuli 3. See on siis kuu oraakli-kaardid. Esimene kaart on siis kuu loomine või et kasvav kuu maa elemendis, mille nimi on stabiilsus. Järgmine kaart sellest samast kaardipakist on kaart number 1 ja see on vulkaan, okei. Ja kaart number 5 tuleb kohe järgi ratas, mis on ka natuke siuke õnneratta sugemetega. Õnneratas on üks kõige nagu sellised ägedamaid ja paremaid kaarte siis ka taros, et väga põnev. Muutuseid vulkaan ja ratas koos kindlasti toovad. Järgmine kaart on meil hoopis romantikalainetel. Siis on meil Lemuuria oraaklikaartidest unikaalsed anded, kaart number 55, ehk siis sul on väljas 555 ratas, on siis kaart number 5 ja siit tuleb järgi ka 55. Ja ruunikaartidest meil on kaart, mis räägib siis materiaalsest küllusest ja edust ja siin on ka kirjas välja teenitud jõukus, mis on nagu päris hea märk, on ju. Tarost ka müntide 3 tagurpidi, sauade kuninganna tagurpidi, müntide 10 õigetspidi, mõõkade 3 ja tugevus õigetspidi. Okei, siin all on meil natukene nagu selline, et kõik on hea, kõik on stabiilne, rahaasjad aina paremaks lähevad, mingisugune nii-öelda torm meist üle käib selles mõõkade 3, väikene selline rollercoaster, eriti koos vulkaaniga, aga lõpptulemus on ikkagi tugevus veelgi parem koht, veelgi parem edu või et veelgi parem suhe ka, et mõõkade 3 mõnikord on nagu sellised paarisuhetes ka muudatused, uued tuuled meil hakkavad puhuma, vana jama hakkab meie elust kaduma. Kui ma juba sellest kaardist rääkima hakkasin, see on väga huvitav, et ta sattus selle romantika kaardi kohe siia juurde või selle alla, eks ole. Mõõkade 3 räägib nagu südamevalust, et esimene sõnum ka, see kaart puudutab enamjaolt paarisuhteid, aga see võib olla ka mõnikord nagu tülid, näiteks sõprade vahel, perekonnas, vanematega näiteks mingisugused sellised ütlemised või et sassis suhted. Mõõkade 3 on siis sulle sõnum selline, et kui sa oled tundnud, et lähiminevikus või et on sinu elus hetkel aktuaalne lahkuminek, südamevalu, südame murdumine, mingid imelikud sellised tülid või et sul on tunne, et keegi on sinu elust ära jalutanud ja mõnikord ka mõõkade 3 kellegi teise valusad sõnad ja valusad teod, need on need 3 mõõka, mis justkui meile südamesse lüüakse. Ja see kaart siis indikeerib seda, et nüüd on sinu töö väga rahulikult enda okkad enda südamest välja võtta, need mõõgad enda südamest välja võtta, andestada, puhastada, lahti lasta. Ja mõõkade 3 koos tugevusega ongi enda standardite tõstmine suhetes. Me ei löömita enam kellegi ees, me ei luba endale pähe istuda, astuda, me ei ütle kogu aeg, jah, okei, ma siis aitan sind, las ma teen sinu heaks kõike. Me ei lase ennast enam kohelda kui jalamatti, tallamatti, kelle peal kõik talluvad ja tugevus ongi nagu selle tähendusega, et tema räägib enesekindlusest, eneseväärtusest. Tugevus enda nagu olemuselt ongi nagu selline, et ma olen ilus, ma olen äge, ma olen andekas, ma olen edukas. Kui sa minuga hästi ei käitu, kohe head aega. Kao minema mu elust, ukse lööme ka veel takka kinni, õpi või arene kuskil nurga taga ja siis vaatame edasi, eks ole. Tugevus on nagu pigem selline, millega me peamegi rohkem nagu piire seadma või kellegi paika panema või et rusikaga lauale lööma, et eriti mõõkade 3 tugevus ongi nagu selline, et peale südamevalu või et peale sellist
vastikut perioodi tuleb nagu selline sära ja enesekindlus, sest tugevus räägib ka meie välimusest kusjuures ja väga ilusast välimusest. Tugevus on üks ilusamaid kaarte. Kaardipakist räägib meie kehast ja välimusest Sauade kuninganna samamoodi. Et see on väga huvitav, kuidas Sauade kuninganna kaart tagurpidi, mõõkade 3 õiget pidi. See on see tunne, et keegi trambib meie peal või et me pidevalt andestame, pidevalt mõistame, pidevalt tuleme vastu, pidevalt loome ka ise enda poolt mingisuguseid vabandusi, et tal oli mingi raske päev ja siis ta ütleski mulle nii halvasti. Vaata, et me kuidagi tegeleme sellise asjaga, aru saamata, et meie enda eneseväärtus ja ka standardid on kuskil nii maas, et lausa lohisevad järgi. Ja siis ühel hetkel peab mingi nagu klõps meis ära käima. See ongi see vulkaan ja see ratas. Vulkaan on ju midagi plahvatab nii-öelda pinna all, mis on kaua aega vindunud ja kogunud ennast. Ühel hetkel see peabki lendama vastu taevast, ühel hetkel see peabki kõik tulema välja. Selline tunnete torm nii-öelda ja kohe tuleb järgi ratas kaart number 5, mis on siis 555 juba eos, muutuste energia, asjad korralduvad ümber väga põnevalt, kusjuures 555 on mõnikord segadust tekitav, aga ta on nagu ülipõnev. See asi juhtub, siit tuleb uus inimene, siit tuleb väga uus töökoht, et asjad hakkavad ümber korralduma üsna varsti sinu elus ja ratas ongi nagu siuke õnneratas. Õnnerattaga tuleb rohkem riskida. Õnneratta sümbol põhimõtteliselt kujuta seda ette nagu kuskil sellistes lotosaadetes või et mängudes on see ratas, mida saab nagu keerutada ja siis juhus on, et mis summa siis saad või et kuhu peale see nii-öelda langeb. See on natuke siuke rulett, aga elu ongi risk ja elu ongi rulett, tuletab see kaart nagu meelde ja kes ei riski, šampust ei joo. Ja proovi ikkagi veeretada seda ratast, et ära istu niisama, ikkagi käi väljas, suhtle, proovi uude töökohta saada ja praegu on hästi selline põnev aeg kuidagi. See vulkaan ja ratas, vulkaan on kaart number 1 on ja number 1 on nagu selline, et me avame uue ukse või et uus uks lihtsalt hakkab meie elus vägisi avanema selles vulkaanis. Ega vulkaan ei küsi nagu kellegi käest, et kuule, et kas ma võin pursata, et ta tuleb niikuinii on ja et mingisugune uus rada, et see võib olla päris suur ehmatus või šokk, kui kiiresti asjad nagu ümber korralduvad ja väga hea, et tegelikult, kui sellised natukene nagu intensiivse muutuse energiat kaartidest tulevad välja, siis see tähendab seda, et sa mingil tasandil oled tegelikult igatsenud seda. Mingil tasandil sa oled tegelikult, sul on igav, kopees mingitest asjadest oma elust, sa tegelikult tahad muutust, et kui see on käes, siis ole valmis ka riskima, ole valmis sellest rattast kinni haarama, veeretama siis ka, ja mitte lihtsalt niisama publikus istuma, vaid sina võtad oma käega sellest rattast kinni, enda elurattast ja hakkad nagu veeretama. Et päris põnev. Aga jah, tulles tagasi suhete juurde ja ka välimuse juurde selles tugevuses, üks sõnum on kindlasti ka see, et sinu endised partnerid, sinu eksid, nemad näevad sind kui et keegi, et kui te läksite lahku alguses paar nädalat, paar kuud, sa võisid olla omadega väga kurb ja loppis selles mõõkade 3, aga siis sa hakkasid nagu elu elama ja võib-olla isegi väga kaugest minevikus sinu eksid käivad luuramas, mis sa teed. Tugevus on väga intrigeeriv ja äge isiksust. Tugevus on keegi, kellel on tõesti nagu glow up olnud ja väga-väga ilus, väga särav, et sa elad huvitavat elu ja mul on tunne, et paljud inimesed sinu minevikust, need ei pruugigi olla paarisuhetes eksid, nad võivad ka olla endised sõbrad või koolikaaslased või töökaaslased, need nagu see sõnum, mida ma oma peas kuulen, et nad ei küündi sinuni või nemad tunnevad nagu niimoodi, et sa lendad nagu päris kõrgelt praegu ja nad näevad ka seda imelist potentsiaali sinus. Tugevusega on hea ka lähitulevikus, võib-olla isegi kohe nüüd ja praegu, kohe kui sa oled selle video vaatamise lõpetanud, on ju, uus soeng, uued riided, maniküür, uued ägedad säravad küüned, varbad, kõik keha korda, et see väline ilu ja enda poputamine, enesega rahulolu, võib-olla ka nagu trenn või sportimine, on ju, et parem toitumine, tugevus on nagu tõesti selline glow up'i kaart, eriti hea, et kui ta tuleb selle Sauade kuninganna tagurpidi järgi. Aga jah, kellegiga seoses tuleb sulle enda standardid tõsta osadele teist, et kui see ei pruugi isegi olla nagu paarisuhetega seotud, et see võib olla nagu perekonnas keegi, sest siin vahel istub meil ka müntide 10 õiget pidi. Müntide 10 räägib põlvkondadest, meie vanemad,
vanavanemad, meie lapsed, lapselapsed, kuidas me laseme ennast kohelda, miks me ei ütle nagu, et me tahaksime midagi muud moodi, paremini, teistmoodi, võib-olla keegi sugulastest on kogu aeg sihuke kuri või et vastik sinuga, miks sa teda ära ei lõika oma elust, miks sa lased endaga niimoodi käituda, sellised õppetunnid võib-olla ka perekonnas, suguvõsas. Aga vallalistele romantikakaart, müntide 10, nemad toovad uue suhte. See on väga selline armas ja siiras selles romantikakaardis. Müntide 10 on miski, mis jääb püsima. Müntide 10 on tihti nagu sihuke elu lõpuni koos nagu suhe ja ka suhtes olijatele müntide 10 ennustab siis suhte liikumist järgmisele tasandile. See on kihlus, see on abielu, see võib olla uus kodu. Kinnisvara ostudeks on ta väga-väga hea kaart. On ka seotud koduga ja kinnisvaraga, põlvkondadega ja seeläbi ka seotud siis perelisa saamisega, pere loomisega, laste saamisega, lastega ka. Et väga ilus kaart, üks paremaid kaarte, mis saab suhetes tulla välja, mille kõrval on siis mõõkade 3, mis on üks nagu päris kurb kaart. Nii et see tähendabki siis seda, et peale südamevalu või peale mingit tüli või et peale nagu sellist ka võib olla valusat lahkuminekut osadele teist, kui see on olnud hiljuti sinu elus, siis tuleb nagu selline palju parem suhe või palju parem tulevik siin, sest sa ise ka väga tugevalt tõstad oma standardid, eriti kui sa tundsid müntide 3 kaart tagurpidi, eriti kui sa tundsid, et sina muudkui teed selles suhtes kõike. Oli see paarisuhe, on see keegi perekonnaliige, on see siis näiteks sõber või töökaaslane või ülemus. Müntide 3 tagurpidi indikeerib siis seda, et sina muudkui teed, aga teine ei tee. Teine on laisk, teine muudkui võtab, sina muudkui annad. Midagi nagu viltu. Et müntide 3 on nagu tiimitöökaart või et koostöö või et käsi peseb kätt. Kujuta seda kaarti ette kui hammasrattaid, mis on kella sees, eks ole. Neid hammasrattad on ju mitu ja iga hammasratas peab täpselt nagu täpselt õiget pidi jooksma, õiget pidi tiksuma, kõik peab toimima nii öelda nagu kellavärk. Üks hammasratas on laisk, läheb katki, oma tööd ei tee, siis nagu süsteem enam ei toimi, kell näitab valet aega. Ja see müntide 3 kaart tagurpidi oligi nagu selline märk sulle või et on siin märk sulle, et see süsteem ei toiminud. Et see suhe nagu vahet ei ole, kes see inimene või et mis tüüpi suhe see sinu elus oli, kellega siis mõõkade 3 on võib-olla tekkinud eemaldumine või et selline väike krahv selles vulkaanikaardis, ütleme niimoodi, et see süsteem ju ei toiminudki sinu jaoks. Et sina olid see hammasratas, kes muudkui punnitas ja teine lihtsalt kuidagi krigises ja lohises järgi. Nii et see kaart tagurpidi ei ole nagu väga hea märk. No üks sõnumitest selles müntide 3 tagurpidi mõnikord on ka suutmatus küsida abi või et selline hüperiseseisvus, et meil on tunne, et me peamegi kõik enda kanda võtma ja kõike üksinda tegema. Et see on selle mündi teine pool nii-öelda, et hädaldada, et keegi mind ei aita, aga samas kui keegi tuleb aitama, siis me oleme nagu, mis nüüd mina, küll ma ikka saan ja vaata, me ei oska nagu sellist abi või toetust vastu võtta, et see tuleb ka see hüperiseseisvus tihti tuleb sellisest lapsepõlve traumast, kus oligi, et sa õppisid juba väikse lapsena, et vanemad sind ei aita, keegi sind ei aita, või et sa ei saagi kellegi peale loota, kui sa küsisid abi, siis sind veeti alt, unustati sind ära, sinu mured ja kõik sinu vajadused unustati ära. Ja siis sa saidki aru, et ma pean kõike siin elus üksinda tegema. Et tegelikult ei pea abivalmis inimesed on sinu ümber, aga sa võib-olla oled neid otsinud natuke valest kohast. Või et nagu üritanud enda poolt väga palju pakkuda, aga nad ei ole sulle seda vastu andnud. Ja siis meil tuleb sellistest inimesest eemalduda, mitte hakata õpetama neile, kuidas ikka nagu õige on. Ja müntide 3 tagurpidi viimane sõnum. See ei ole inimestele, kes töötavad palgatööl. See sõnum on pigem, kui sa oled nagu ettevõtja, sul on enda asi nii-öelda, mida sa teed, on ju, vabakutselised ja müntide 3 kaart tagurpidi on hea märk, et sa peaksidki seda nagu enda tööd üksinda tegema. Mitte võtma endale mingit äripartnerit, mitte sõbraga hakkama koos äri tegema või et mingit diili tegema. Et mida rohkem inimesi sa kaasad, seda ebaedukam see on, sellepärast kogu aeg nagu teiste inimeste tujudega või et soovidega või et visioonidega hakkama arvestama ja siis tuleb sellest kokku üks pudru ja kapsad. Seega mõtle üksinda, mõtle enda peaga ja tee ise. Et ka kuna sul on ümberringi väga hea
materiaalse külluse nagu ruun on ju siin väljas, edu, küllus, välja teenitud jõukus, hea õnn, rahulolu, kasv, laienemine, eks ole, mis on seotud siis materiaalsusega ja siin peal on ka siis maa elemendi kasvav kuu, mille nimi on stabiilsus, on ju, et kellel on selline tunne olnud, et rahaasjad on ligadi-logadi või et on tunne, et töökaaslased on kuidagi imelikud, kõik ei aita mind, mul on tunne, et ma pean kogu aeg nagu üksinda kõike tegema või et kaua ma siin teen ja kuskile ikka välja ei jõua, et natukene võivad see müntide kolme sauade kuninganna tagurpidi võivad olla natuke siuksed vaevalised kaardid karjääris, on ju, et muudkui teen ja teen, aga keegi ei hinda või raha ikka ei ole, vaid natuke nagu selline tunne. Siis hea uudis on see, et stabiilsuse kaart ennustab sulle nagu peatselt sellist asjade stabiliseerumist, saad ennast tunda nagu rahulikumana, rahul olevana, et ei lähe enam nii palju välja, hakkab isegi rohkem sisse tulema. Ja ka see ruun siin väga-väga hea selline, mulle hästi meeldib see fraas välja teenitud jõukus, et sa oled tegelikult olnud väga-väga tubli, sa oled õppinud, panustanud, arenenud, katsetanud, proovinud, sa oled proovinud kõigiga tööl läbi saada, sa oled nagu andnud enda poolt väga-väga palju ja see võibki olla ääretult nagu selline frustreeriv, et kui seda ei hinnata või et meil on tunne, et ma jooksen nagu ühe koha peal paigal, et ma muudkui punnitan, aga ikka kuskile välja ei jõua, et nüüd justkui see kaart indikeerib sellist suuremat küllust, välja teenitud jõukus, edu, laienemine pluss veel rahulolu ka siia juurde, et rahune maha, kõik läheb hästi, et võib-olla tulebki lõpetada see punnitamine ja õppida ka rohkem nautima kõike seda, mis sul juba on ju. Et esimene kaart, millest me alustame, on ju ka kaart number 4, et number 4 taros ongi nagu stabiilsus, vundament, mille peale me ehitame midagi suurt ülesse. Müntide 10 ongi ka rahaliselt selline suur edu ja kordaminek, jõukas pension. Et need sammud, mida sa hetkel nagu astud ja need liigutused, mida sa teed tegelikult pikemas plaanis, järgmised aastakümned isegi toob sulle edu sisse, aga ka mõned muutused tuleb läbi viia, et tõenäoliselt see süsteem sul hetkel niimoodi ei toimi, et tuleb natukene hakata siis muuta, et sellest ka meil on see 5-5-5 energia väga tugevalt siin väljas. Ja ka mulle meeldib hästi see õnneratas on selline, kes ei riski, šampust ei joo, et me tuleb olla nagu selline kuidagi haarata rohkem võimalustest kinni ja rohkem nagu kuidagi manifesteerida. Aga õnneratas on ka see, et ootamatult tuleb mingisugune pakkumine, ootamatult lendab midagi meile sülle. Ratas veereb väga-väga heas suunas. Ja see mägra hing on ju ka seotud julgusega ja enesekindlusega. Mulle meeldib, et tal on, et sellel mägral on ümberringi ägedad lilled, üks suur lill on tal peas, tal on veel selline nagu otsmiku mingi ehe või pea nagu ehe, väga-väga äge, et see läheb kokku tugevusega ja ka sauade kuningannaga mõlemal on nagu siuke pärg või et kroon ka peas, et see pärja ja krooni ja see pea ehte, teema esiteks kroon chakra avanemine, mis on ka siis seotud ka nende unikaalsete annetega, mis hakkavad sinust kohe siin välja voorama, aga ka see krooni ja pärja, ma tahan öelda, see võidupärg, kroon on ju peas kuningal või kuningannal, see pärg on ju peas nagu võitjal, et päris huvitav, et kas sa edestad oma konkurendid või et tuleb väga suur karjäärialane edu või võit, et seda on siin ka, pluss veel enese lille löömine, kuna seda mäkra ikkagi siis ümbritsevad lilled, tugevus on ka selline eputamise, edvistamise, välimuse, putitamise, nii-öelda kaart on ju. Et mida ägedamad me enda arust oleme ja mida rohkem ilusamana ennast ka tunneme, enda eest hoolt kanname, seda kuidagi enesekindlamad me tegelikult ka siis töös karjääris oleme, üldse elus edukamad, et kuidagi sellist sära ja enesekindlust ka siis nendes kaartides on. Ja siis viimane kaart, millest me veel ei ole rääkinud, on siis unikaalsed anded. Et mulle meeldib, et see olend on ehitatud kokku nagu teatud sort nagu müstilistest universumi koodidest või koodijadadest, need ka ümbritsevad teda ja valgustatud on tegelikult päikesepõimik ja see päikesepõimiku chakra, mis räägib õnnetundest, rõõmust, rahulolust, aga ka nagu talendist ja oskusest ja särast ja esinemisest kindlasti, ja unikaalsed anded, et sinu seest, kas juba on hakanud
siis avalduma või avanema sinus need anded või et lähitulevikus siis hakkavad, et on see muusikaanne, kunstianne, on see anne väga ilusti kirjutada, on see anne näiteks sotsiaalmeedias luua sisu, on see anne näiteks küpsetada midagi väga-väga head, alustada enda äriga selles mõttes, et siin on väga tugevalt enda selliste enda unikaalsete annetega raha teenimist või äri alustamist, sellepärast et siin all on tugevus ja tugevus on väga edukas kaart ka äris, töös, karjääris. Tugevus indikeerib ka ameti kõrgendust, paremat positsiooni, aga tugevus ongi rohkem nagu siuke liidrite kaart, et ta ei ole kindlasti nagu siuke alluva rollis või et selline suss, kes laseb enda peal trampida, et tema on nagu selline, kes lööb rusikaga rindu või et rusikaga lauale ütleb nii, ma tahan, et minu elu nüüd selline on, et väga-väga äge nagu ka selline ohjade haaraja kindlasti, et tugevuse sümbol on alati see, et selline kaunis valges rüüs näitsik, eks ole, neitsi, kes siis taltsutab lõvi. Lõvi on loomade kuningas, aga suur lõvi allub talle, isegi meeldib talle, et tugevus on ju lõvide kaart ka. Tugevus on ka augustikuu kaart, et väga põnev ja selle sümboli juurde tagasi tulles ongi see, et me ei pea nagu olema kurjad või auahned või et domineerivad või et kuidagi agressiivsed, vaid see neiu taltsutab seda lõvi armastusega ja pehmusega, ta teeb lõvile pai ja sellepärast lõvi allubki talle, eks ole, loomade kuningas allub talle, et sest ta teeb kõike läbi armastuse, et väga-väga ilus on ju, et peagi on oodata sul siis veelgi suuremat sinu annete avaldumist ja see sõna unikaalne siis tähendab seda, et kui sa teed midagi, sa maalid, lood näiteks disainid, riideid või sa tahad enda ettevõtet luua, sisekujundus, fotograafia, mis iganes kunst, muusika, tantsimine, näiteks esinemine, kui sa teed midagi, siis tee seda kiiksuga ja tee seda omas mahlas ja tee seda enda moodi või leia mingi enda nurk või enda nišš, et ära proovi teiste moodi teha, siis sa ei ole edukas, et sul tuleb nagu leida mingisugune uus nurk, nagu kas, et see võib ka olla selles disainis, välimuses, reklaamis, sest tugevus on väga väljapoole elav, eks ole, kaart, ta on loodud enese näitamiseks, ehk siis kui me teeme näiteks kiiksuga reklaami või et meie välimus on väga silmapaistev ja unikaalne, inimestele meeldib see, nad kohe tunnevad huvi, et et kuidas sa seda teed kõik, on ju, et ka natukene sellist mõtteainet siis teile siia, et väga põnev. Vaatsi niimoodi, kallikesed, armsakesed, see siis oli ajatud kollektiivsed sõnumid meile kõigile, ma loodan väga, et see video sulle meeldis ja andis ka väga palju sellist mõnusat infot ja mõtteainet. Ja kui sa tahad rohkem videoid vaadata, tiiutarot.ee lehel sa saad seda teha. Suur aitäh, kui sa oled juba seda lehte külastanud ja rohkem sisu saad ka vaadata Tiiu Tarot siis sotsmeediakontodel, Facebookis, Instagramis, YouTube'is leitav siis Tiiu Tarot nime alt ja rohkem pikka juttu ei olegi. Aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Tšau!